Tervist veel kord kõik tublid instruktoriõppe kursuse läbijad. Üks väikene videoloeng veel. Pean küll ütlema, et see on nii-öelda rangelt soovituslik, seda ei saa lugeda kuidagimoodi nii-öelda teadmiste edastamise loenguks, aga tahan teiega jagada enda kogemusi ja enda tähelepanekuid õppimisest ja õpetamisest, just nimelt õpetaja, instruktori, õppejõu vaatest. Mis on need elemendid, mida kindlasti peaks meeles pidama ja püüdma võimalikult heaks saada. Võtan kohe esimese hooga selles mõttes pinge maha, et te ei pea kohe alguses olema ideaalsed, teil ei pea kohe alguses kõik hästi välja tulema. See on täiesti okei, kui inimene vähehaaval õpib, vähehaaval omandab oskuseid, ükskord tuli üks asi paremini välja, tuvastate selle, teinekord tuleb mingi muu asi paremini välja, olete jälle rõõmsad, midagi läheb tupsi ja mõtlete, kuidas saaks selle paremaks. Aga meil võiks olla mingi selline siht, et mis võiks olla kindlasti fookuses, millega tegeleda, milles püüda võimalikult heaks saada. Igal juhul mõned mõtted teile nii-öelda meeles peame. Ma loodan, et nendest on kasu. Ma tahaks, et kõik, kes mõtlevad õppetööst, mõtleks sellest sisendist, et see sisend, mida te annate, kui te juba kutsute inimesed kokku mingisse õppetöösse, et see oleks läbimõeldud mahuga ja võimalikult mõistetav. Kui võimalik, tehke näiteid, andke inimestele enda poolt kogemusi, rääkige, kuidas päriselt asjad on läinud või võtke õppijate käest see kogemus ja seosed maailmaga ja eluga. Et teha see sisend mõistetavaks. Vahel on jah rasked momendid ja vahel peategi neid julgustama, et jah, praegu on segane ja raske, kui hakkate proovima ja katsetama, siis läheb selgemaks, ka see võiks aidata. Kui on vaja raskeid ja sisult keerulisi asju õpetada. Ei pea alati ise sisendit andma, võib võtta õppijate käest selle info, võib käivitusel, huvi äratamisel kasutada õppijaid, võib eesmärki, miks aidata teadvustada õppijate endi abiga. Et siis, mis jaoks me siin seda õpime, mis sellest teile kasu võiks olla, kui te juba olete teema omandanud või andnud. Teema ära nimetanud, et siis mis ajend ja eesmärk võiks olla, selle võib julgesti õppijatega koos proovida siis ära sõnastada. Kindlasti kandke hoolt selle sisendi töötlemise, selle sisendi kordamise, vaba meenutamise, väikeste vihjetega meenutamise, valikvastustega meenutamise, ükskõik millise meenutamise eest. Teie asi on see kanda hoolt, et te mitte ei anna ainult, vaid ta saab ka harjutada, et ta saab ka meenutada. Esitate küsimusi, teete teste, lasete neil päriselt iseseisvalt mingit sooritust läbi teha ja nii edasi. Peaasi, et oleks palju erinevaid töötlemisi ja meenutamisi ja kordamisi. Teie asi on teha kindlaks, kas õppimine on toimunud. Kas tegelikult ka on toimunud seal teadvuses see muutus, mis tähendab õppimist või ei. Kui te kohe peale õppimist testite, see on nõrk näitaja, sellepärast et kohe võib meil isegi meeles olla veel tänu töömälule, aga mõne aja pärast testides või küsides saate teada, kas tegelikult on meeles. Seega, kui võimalik, meenutage vanu asju. Tuletage meelde, laske neil vastata mingisugustele küsimustele või testidele, mis aitavad vana infot uuesti meelde tuletada. See on õppetöö läbiviija ülesanne kindlasti. Õppetöö läbiviija välimus olgu korrektne, olgu selline, et see sobiks õppetööks. Kui õppuril on Revu 3, siis ka läbiviija olgu samasugune, mingeid edevaid vidinaid vaja ei ole. Me saame aru, et mingisuguses määral näiteks Kaitseliidus üks on ise kandnud hoolt oma varustuse eest, selge see, aga läbiviija olgu võimalikult neutraalne, võimalikult selline lihtne, teistega võimalusel ühesugune. Kaitseväe Akadeemia kadettide puhul, kui me instruktoriks õpime, siis me püüame rõhutada seda, et ta ei läheks ajateenija ette liiga nii-öelda kaasaegses või inglisekeelses sõnastuses fancy, liiga fancy'na, seda pole vaja. See tekitab kerget tõrget, näed, miks temal on niisugused saapad, aga mina pean mingit teisi kandma. Alati seda ei õnnestu, aga kui vähegi võimalik, olge neutraalsed välimuselt. Jälgige, et see, mida te edastate, oleks nähtav, kuuldav, mõistetav. Mäletate, kuidas mälu toimis. Peame tajuda suutma, me peame nägema seda, mida te näitate, me peame kuulma seda, mida te ütlete.
ja peame kindlaks tegema õppetöö läbiviijana, kas nad saavad aru või nad ei saa aru. Kui vaja, paigutage õppurid teistmoodi. Kui võimalik, kutsuge nad endale lähemale. Pange nad vajadusel U-kujul või banaani kujul, tahetakse öelda ka vahel banaani, see on okei. Kui vaja, esimene rida põlvele, tagumised seisavad, kuidas iganes teha saate nii, et nad kõik näeksid. Kui te demonstreerite midagi, näidake ühele poole, teisele poole. Kui te annate neile kätte, lasete ringi, siis te teate, et osa on tähelepanu vahepeal ainult sellele asjale keskendunud, aga mitte teile enam. Sellega peate olema ka arvestama. Vahel juhtuvad, et õppurid ütlevad, et ei ole vaja midagi, et me kuuleme siit tagant ka. Aga kui te saate aru, et nad juba tähelepanu läheb ikkagi ära, lasevad silma vaikselt looja, tegelikult infot vastu ei võta, kaasa ei tööta, siis peate nõudma, ei jätka enne õppetööga, kui õppurid on paigutunud nii, kuidas õppetöö eesmärgi jaoks on kõige kasulikum. Olete nõudlik, ei anna järele. Hoidke silmsidet, silmadega kontakti õppurite poole, vaatate vahelduvalt erinevaid õppurid eestpoolt, tagantpoolt, külje pealt, et kannate hoolt selle eest, et teie pilk kogu aeg nagu tõmbaks neid väikest viisi niimoodi niitidega endaga kontakti hoidma. Sellega ka tagate kaasatuse, et nad teevad ikkagi kaasa. Kandke hääle eest hoolt. Hääl peab olema piisavalt valju, aga mitte liiga palju. Kui keegi istub väga lähedal ja keegi väga kaugel, siis te hakkate pingutama häälega võib-olla kaugemal istujate jaoks, aga siis lähedal istujatele on see teie hääl liiga kõva. See ka ei ole hea. Suunake häält erinevalt ühele poole ja lause lõpuks teisele poole. Juhul, kui inimesel läks tuule tõttu näiteks kaduma midagi, siis tegelikult me suudame taastada, mis see lause sisu võis olla, kui me osa lausest kas või kuuleme. Siis suunate ühele poole ja viite hääle teisele poole, vaatate, kas saadi aru, toote näiteid juurde ja kannate sellega hoolt, et kõik õppurid saaksid kätte, mida nad kätte saama peavad. Kui vaja, küsige, kas on kuulda ja kui ei ole ikka jätkuvalt kindel, siis küsige arusaamise küsimusi, siis saate aru, kas nad kuulsid või ei kuulnud, kuulasid või ei kuulanud. Kui te näitate vahendeid, näidake. Demonstreerige esemeid, näidake mitmele poole. Kui on relva demo või on mingi soorituse demo ühtepidi ja teistpidi, ehk siis igalt poolt nägijad, näiteks kui relva puhul ühe käega toimetatakse, teisel pool istujad tegelikult ei näe, mis see üks käsi siin teeb. Siis pöörate ja näitate teisele poolele ka. Jah, pool grupist võib-olla igavleb sellel hetkel, aga see on vajalik. Seletate, et see on hädavajalik ja nii teete, ei jäta tegemata. Kui kasutate abivahendeid, olgu see siis valmis tahvel või ise teete pappkastist postri, siis olgu selgesti loetav ja nähtav. Tehke ise kindlaks, kui kirjutate sinna peale teksti ära, minge nii kaugele, kui te oma õppurid lubate ja vaadake, kas on loetav ja nähtav. Kui midagi demonstreerite, võtan siit ühe juhusliku paberi, siis võtate ja ise olete kõrval ja näitate, osutate näiteks pastakaga või pliiatsiga või dokiga või mis teil on. Kui teil on valmis osuti, väga hea, aga et kindlasti kannate hoolt, et te ise jääte siis kõrvale ja saate demonstreerida. Et te ei seisaks ise teksti ees ja ei kataks kinni. Vahel on see poster meile nagu spikker. See ka on okei, seda võib teha julgesti, ärge seda kartke. Kui ta on ainult spikker, siis võib-olla ei näita õppurite poole, vaid panete ta näiteks enda ette, enda poole. Aga kui ta on üksiti õppuritele kasuks, et ta näeb ja kuuleb teie teksti ka, siis kindlasti kandke hoolt, et kui te vaatate oma postrilt infot, siis te pöörate lause lõpuks juba uuesti silma ja hääle õppurite poole, et ei jää postrilt maha lugema, eks ju. Tehke alati oma õppetöö etappidele selged algused ja lõpud ja ülemjääkud ka. Alguses selge see, et mida ja miks me õpime. Lõpetuseks, isegi kui see on etapi lõpetus, siis küsimusi. Millega pärast kaitseväes väga rõõmustatakse, kui kellelgi ei ole küsimusi. Ärge olge sugugi kindlad, et neil nüüd on asi selge. Nad võib-olla lihtsalt on väsinud ja ei viitsi küsida ja võib-olla ei saanud üldse aru ja siis ka ei oska inimene küsida. Seega küsimuste puudumine ei näita seda, et õppijal on kõik selge. Kui neil küsimusi ei ole, siis küsige teie. Kui teil on vaja kindlaks teha, kas etapp sai lõpetatud, kas asi sai selgeks, siis küsite küsimusi teie.
Need on kordamiseks, need on meenutamiseks ja need on kindlaks tegemiseks, kas nad üldse olid teiega koos või ei olnud. Kui võimalik, tehke üleminekuid selgesti. Nii, kui selle asjaga saime nüüd selgeks, siis nüüd läheme edasi harjutamise juurde, positsioon praktika või positsioon harjutus või kuidas nad teil siis seal antud on. Minupoolsed soovitused teile igal juhul jälgige nii õppijaid kui jälgige ennast, küsige õppijatelt tagasisidet, kuidas teil läks, küsige varem õpetanutelt, kuidas teil läks, mis teil läks hästi, on ka tähtis, see on sama tähtis või mõnes mõttes isegi tähtsam kui see, mis halvasti läks. Või ei läinud nii hästi, kui lootsite. Võib-olla teie enda latt on liiga kõrge, eks ju. Igal juhul tegelege iseendaga, te saate järjest paremaks, mis ei tähenda, et teil alati kõik ideaalselt läheks. Ikka on neid juhtumeid ka, kus läheb üht või teist tupsi, aga sellest ei maksa meelt heita, see on loomulik osa. Ja tasub mõelda selle peale, et me niimoodi õpimegi, seega jätkake enda arendamist, jätkake endaga tegelemist ja oma instruktori oskuste ja õpetamise oskuste arendamist ja soovin teile kõigile jõudu.